Nende summadega tuleb välja, ei tule nii. No seda kõigab. Evelda vastata sulle. Tahaksin sama palju vastata täpselt, et võtame siis näiteks et Sooro Rahvamäe lava renoveerimine ja kardinate soetus. Projekti maksumus, see arvestuslik või mis sinna hinnanguline projekti maksumus. Veel küsimusi? Airi, ükskõik. Ma küsiksin siis selle projekti toetuste kohta, et kui see on 45 000 summa ja samas läheb lahti kohe hüüdeprogramm ja kindlasti avaneb ka muid võimalusi, et kust siis tuleks see projektide kaasfinantseerimise raha, kui me otsustame toetada täielikult. Kui volikogu otsustab seda toetada, siis ta kasutab ära lõviosa ja sellest ei jääb ainult 5 000 sinna järgisele näiteks teisteks. No korrega vastasel. Võib-olla selgituseks see on see, mis läheb selle aasta käiku raha. Kui tuleb üks projekt näiteks 2006 projekti ja esitab taotluse, tahab 50 000 kaasfinantseerimist, siis volikogu otsustab, jah, me anname, aga see läheb järgmise aasta töösse. Kui see otsus veel täna tuleb esitada taotluseks, see võtab aega vähemalt aasta aega, see niikuinii selle aasta ehitusse ei lähe. See läheb, aga järgmised rahad, see on 45. Et selle enamuse suurt tööd 2018. aasta valla eelarvest ära oli pearaamatupidaja, mida ma hindan ja tundub, et tema on selle vallavalitsuse üks teravamaid pliiatseid, aga kurb on see, et ei ole kaasatud sinna nii palju volikogu liikmeid ja majanduskomisjoni liikmeid, et see arutelu, mis seal nagu toimus, see oli nii põgus, et minu jaoks oli alles sissejuhatus. Mul on kurb, kui võetakse nii kiiresti ja kulutatakse niisugused summad raha. Et kui eraettevõtluses toimitakse niimoodi, siis ma võrdleks seda, kui perekond saab lotovõidu miljoni ja õhtul pere pea läheb selle poole tunniga laiali. Kuna me ei ole näinud paljusid seletuskirju või asju üldse, kuidas seda asja efektiivsemaks teha või paremini teha, siis mul oleks vallavanemale küsimus, et seletuskirjas on ilusti ära toodud, et eelarve koostamisel lähtub vallavalitsus järgmistest põhimõtetest. Tulude ja kulude planeerimisel ja kohustuste võtmisel jälgida konservatiivsuse printsiipi ning korraldada hallatavate asutuste tegevust erinevate teenuste osutamisel selliselt, et oleks tagatud eelarve vahendite sihipärane, optimaalne ning säästlik kasutamine. Aga kui ma ei ole seda näinud, kuidas ma saan sellest veenduda, siis on minu küsimus, et kuidas vallavalitsus tutvustaks meile toiminguid, kuidas te kontrollite enda hallatavaid asutuste tegevusi, kuidas te hindate nende toimetulekut, juhtimisstruktuuri, tootlikkust, sihipärast ning säästlikku eelarve kasutamist. Eks selle eelarve tegemine oli, kuna 2 valda läks kokku ja tundus, et hästi kiire. Ei ole kaasatud võib-olla kõike, mida mina nagu arvan. Ja üks asi võib-olla või, ma ei tea, võib-olla soovitus, et kui 2 lugemise, ega enam midagi tagantjärgi nagu väga palju teha ei saa, aga 2 lugemise vahel ma näen, et investeeringute osas, mida ka ütles raamatupidaja, mis on tema kõige suurem, ütleme niimoodi siuke valukoht ja mida võib-olla tal on kõige raskem sinna nagu sisse panna. Aga meil on olemas õnneks, meil on olemas arengu- ja planeerimiskomisjon vallasse, mis tahab ka ilmsasti tööd teha ja mis tahaks ka eelarvesse nagu sõna sekka öelda. Sellel korral kahjuks nagu sellele komisjonile nagu investeeringute osa nagu arutada ei saanud. Tärmin ette, selle ajaks tuleb ära teha ja siis saame ka kontrollida. Muidu ta vahiseb, et see oleks ka minu ettepanek. Nii, Airi. Kui ole siis palun käega märkvanda, kes on selle poolt, et lõpetada esimene lugemine. Palun käega märkvanda meile. Kes on poolt, et lõpetada esimene lugemine? Selles mõttes, kuna see ülevaatamine on see, et just volikogu liik on võimalik Siin jutt käis kogu aeg, et tuleb kuidagi 2 erinevat üles vahendada, aga seaduse mõttes ruumiline planeerimine tähendab midagi muud. Kui üks on juba seal ligi 20 aastat vana ja ajab seda arvusti ja teine pole esimene noogusaeg möödas juba. Nii et ma arvan küll, et miks te ei taha täitsa uut koostada, mis oleks ajakohane just selle sõnavõtus või minul sai küll aru saama, et me kuidagi ühildame selle ära. See on ikkagi spetsialistide ja profide tegevus, mis suudavad seda kokku panna. Vaevasti volikogus kedagi, kes nüüd on, suudab seda teha. See tõuab eelkõige ruumiline planeerimine eelnevaid algandmeid täpselt nii,
ja siit tuleb sealt samm-sammult edasi minna, ma tean, mis see tähendab. kõik on poolt, vastu. oi, vabandust. Jälle, ma ei olnud tähele. 15 poolt ja 1 vastu, erapooletu.